oma ülestõusmise kinnituse märgiks ilmus Jeesus peale oma matmist paljudele oma jüngritele. Ei ole üles tähendatud, et ta oleks ilmunud muudele inimestele peale jüngrite. Selles episoodis räägime Jeesuse ilmumistest ja tema taevasse minekust, mis toimus samuti vaid tema jüngrite nähes. Sest ma olen teile kõigepealt teada andnud, mida ma olen saanud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade järgi, et ta maeti ja et ta üles äratati 3. päeval kirjade järgi ja et ta ilmus Keefasele, pärast seda neile 12. Pärast ta ilmus ühe korraga rohkem kui 500 vennale, kellest suurem hulk veel praegugi on elus. Aga mõned on läinud magama. Pärast seda ta ilmus Jakobusele, siis kõigile apostlitele, aga pärast kõike ta ilmus ka minule kui häbarikule. Nende hulk, kes nägid Jeesust elavana, on muljet avaldav. Üle 500 inimese. Ilmumine Paulusele toimus muidugi juba aastaid hiljem ja oli erandlik, sest ta oli ainus mitte jünger. Lausa vastupidi, ta oli suurim koguduse tagakiusaja. Ilmumine Paulusele toimus Pauluse komandeeringu teekonna ajal, kui ta oli teel Damaskusesse arreteerima Jeesusesse uskujaid. Evangeeliumitest loeme, et esimene, kes nägi Jeesust elavana, oli Maarja Magdalena. 3. päeva hommikul läksid 3 naist hauale, et rutulise matmise tagajärgi korrastada. Nad olid suures mures, kes aitaks neil kivi haualt ära veeretada. Ja kui hingamispäev oli möödunud, ostsid Maarja Magdalena ja Maarja Jakobuse ema ja Salome lõhnaaineid, et minna teda võidma. Ja nädala esimesel päeva tulid nad väga vara päeva tõustes hauale ja ütlesid isekeskis, kes veeretab meile ära kivi haua ukselt. Ja silmi tõstes nad nägid, et kivi oli ära veeretatud, aga see oli väga suur. Ja nad läksid hauakoopasse ja nägid paremal poolel noore mehe istuvat, pikk valge rüü seljas ja nad kohkusid väga. Aga tema ütles neile, ärge kohkuge. Te otsite Jeesust Natsaretlast, kes oli risti löödud. Ta on üles tõusnud, teda ei ole siin. En näe aset, kuhu nad ta panid. Naised nägid inglit ja läksid kohe seda jüngritele teatama, kuid Maarja Magdalena jäi kurvana haua juurde nutma. Kujutage ette, mis toimus tema hinges. Kõigepealt nad surmasid Jeesuse, mida ta ei oleks eladeski oodanud. Ja siis on keegi isegi tema surnukeha ära viinud. See oli tema jaoks täielik katastroof. Talle polnud enam isegi Jeesuse surnukeha alles jäetud. Maarja aga seisis haua juures väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nutis, vaatas ta kummargile hauda ja näeb 2 inglit valgeis riideis istuvat, ühe peatsis ja teise jalutsis, seal, kus Jeesuse ihu oli maganud. Ja need ütlevad temale, naine, miks sa nutad? Ta ütleb neile, nemad on mu issanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud. Kui ta seda oli ütelnud, pöördus ta ümber ja näeb Jeesust seisvat. Ja ta ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütleb temale, naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Naine mõtleb tema aedniku olevat ja ütleb talle, isand, kui sina ta oled ära kannud, siis ütle mulle, kuhu sa ta panid. Ja mina toon ta ära. Jeesus ütleb temale, Maarja. See pöördub ümber ja ütleb talle heebrea keeli Rabuni. See tähendab õpetaja. Jeesus ütleb talle, ära puuduta mind, sest ma pole veel üles läinud oma isa juurde. Kuid mine mu vendade juurde ja ütle neile, mina lähen üles oma isa ja teie isa juurde ja oma Jumala ja teie Jumala juurde.
Maarja Magdalena tuleb ja teatab jüngritele, et ta on issandat näinud ja et ta temale seda on ütelnud. Miks sai just Maarja Magdalena selle au osaliseks, et näha Jeesust esimesena? Maria oli kõige tänulikum inimene Jeesusele. Mäletate, kuidas ta Jeesuse jalga oma pisaratega pesi ja juustega kuivatas, sest et Jeesus oli temast 7 kurja vaimu välja ajanud ja päästnud teda välja kõlvatust elust. Samuti oli Maarja üks naistest, kes Jeesuse teenistust toetas. See oli selles oma päeva õhtul, kui Jeesus ilmus kõigile oma jüngritele, kes olid ikka veel teadmatuses ja segaduses. Nende usk oli kokku varisenud ja lootus kadunud. Kuid kõnekas märk oli, et nad ei olnud läinud laiali, vaid olid koos, et arutada juhtunut. Tõenäoliselt valitses nende koosistumisel raske meelsuse õhkkond, kus igaüks jagas oma pettumust ja hirmu, kuid siis äkki seisis Jeesus nende keskel ja ütles Shalom. Võime vaid ette kujutada, millise muutuse tegi nendes Jeesuse elavana nägemine. Sekunditega oli kadunud hirm, segadus, uskmatus. Nende õpetaja oli tõesti tõusnud surnust elule, nagu ta seda oli neile ette kuulutanud. Kui nüüd õhtuaeg oli samal nädala esimesel päeval ja uksed olid lukus seal, kus jüngrid olid kartuse pärast juutide eest, siis tuli Jeesus ja seisis keset nende seas ja ütles neile, rahu olgu teile. Ja kui ta seda oli ütelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis jüngrid said rõõmsaks issandat nähes. Jeesus ütles nüüd taas neile, rahu olgu teile. Nõnda nagu minu isa on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid. Kui ta seda oli ütelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile, võtke vastu, püha vaim. Huvitav kurioosum aga juhtus ühega nende seast, kelle nimi oli Toomas. Aga Toomas, üks neist 12, keda nimetatakse kaksikuks, ei olnud nendega. Kui Jeesus tuli, siis ütlesid teised jüngrid temale, me nägime issandat. Aga tema ütles neile, kui ma ei näe tema kätes naelte jälgi ega pane oma sõrme naelte asemesse ja oma kätt tema külje sisse, siis ma ei usu. Ja 8 päeva pärast olid tema jüngrid jälle toas ja Toomas nendega. Siis tuli Jeesus uste lukus olles ja seisis nende keskel ja ütles, rahu olgu teile. Selle järele ta ütles Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ja siruta oma käsi siia ja pista see minu küljesse ja ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas ning ütles temale, minu issand ja minu Jumal. Jeesus ütleb temale, et sa mind oled näinud, siis sa usud. Õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Kujutage ette, Jeesus ilmub nädal aega hiljem jüngritele taas täpselt samas kohas. Ja selle ilmumise põhjus oli näidata end just sellele ühele uskmatule jüngrile Toomale ja anda ka täna meile õppetund sellest, mida õieti tähendab uskuda Jeesusesse. Toomas ütles, kui ma ei näe, kui ma ei puuduta, kui ma ei kuule, siis ma ei usu. Ja nagu me lugesime, Jeesus ütles, õndsad on need, kes ei näe, ei katsu, ei puuduta, aga siiski usuvad. Meist väga vähesed inimesed on Jeesust näinud, mitte unes või nägemuses, vaid selliselt, nagu Toomas teda nägi. Kuidas siis me võiksime uskuda, kui me ei ole Jeesust ülestõusuna näinud? Sageli tunnetame oma vaimus tema lähedal olekut ja kuuleme, mida ta meile erineval viisil kõneleb. Kuid ma ei ole kohanud kedagi, kes oleks Tooma kombel teda puudutanud. Küll aga ütlevad end vabandades just selliselt paljud mitte pöördunud inimesed. Kus see Jumal siis on?
näita mulle teda ja siis ma hakkan uskuma. Õndsad on need, kelle koduseinte vahele ei ole Jeesus sisse jalutanud, kuid nad usuvad ja seejärel kogevad teda. Sama on tõsi, et Jeesus on ennast ilmutanud paljudele inimestele moslemimaades, kus evangeelium on tabu ja usk Jeesusesse on surma ähvardusel keelatud. Paljud on andnud tunnistuse, et Jeesus on end neile ilmutanud ja nad on saanud seepeale usklikuks. Kuid seda juhtub üliharva. Eriti meie maades, kus igas linnakvartalis on kristlik kogudus ja inimestel on raamatu riiulitelt tolmu kogumas piibliraamat. Päris eriskummaline juhtum toimus aga 2 mittetuntud Jeesuse jüngriga, kes olid segaduses ja oma hinge kitsikuses minemas Jeruusalemmast selle naaberkülla Emmausse. Ja vaata, 2 nendest olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kilomeetri kaugusel, mille nimi on Emmaus. Ja nad vestlesid omavahel kõigest, mis oli juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas, ent nende silmi peeti kinni, nii et nad ei tundnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te omavahel veeretate teed käies. Ja nad jäid kurvalt seisma. Aga üks neist nimega Kleopas ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle, see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna 3. päev pärast kõige selle sündimist. Aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal hauakambri juures, panid meid hämmastuma. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad öeldes end ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab. Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud, teda ennast nad aga ei näinud. Ja tema ütles neile, te mõistmatumad ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Eks Messias pidanud kannatama ja oma ausse minema. Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva, ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid nende silmad ja nad tundsid ta ära. Ja tema kadus nende silmist ja nad ütlesid teineteisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju seletas. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jeruusalemma ning leidsid koos olevat need 11 ja nende kaaslased, kes ütlesid, issand on tõesti üles äratatud ja on näidanud Siimonale end. Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leivamurdmisest ära tundnud. Kleopas oma kaaslasega olid mustas masenduses, nagu muudki jüngrid. Ilmselt otsustasid nad Jeruusalemmast jalga lasta, sellepärast, et seal oli veel väga tugevalt õhus ikkagi oht ja olla varjul Emmauses. Teed kõndides
oli neil muidugi teemaks omavahelises vestluses kõik see, mis oli juhtunud ja kuidas see küll sai nii minna, et Jeesus, kes nende meelest oli kindlasti messia staatuses, kuidas tema tapeti. Sellele lisandus veel hulk veidraid ja segaseid jutte tänasest hommikust naiste poolt, kes käisid Jeesuse haual ja väitsid endid olevat näinud igasuguseid uskumatuid ilminguid. Justkui Jeesus polnudki enam hauas, vaid seal olid mingid kummalised nägemused inglitest. Kui Jeesus neile lähenes, ei tundnud nad teda ära põhjusel, et nende silmad peeti kinni. Nad võtsid teda kui lihtsalt võõrast teekäijat, kes nendega läks juhuslikult samasse suunda ja kes oli ilmselt pärit kusagilt kaugemalt, sest et ta ei olnud kursis Jeruusalemma viimaste uudistega. Jeesus hakkas neile tsiteerima tekste Toorast, prohvetitest ja psalmidest, mis rääkisid Jeesuse kui messia seosetest ja kõige selle täitumisest, mis oli Jeesusest ette ennustatud juba sajandeid. Kuid sellele vaatamata ei saanud nad aru selgest vihjest, kuidas see võõras teekäija võis nii hästi teada Jeesusest ja osata seletada kõike seda juhtunud püha kirja alusel. Ometi kõike seda kuuldes kogesid nad, kuidas nende südamed põlesid. Aga kohale jõudes tahtis Jeesus neist lahkuda, kuid nende pealekäimise pärast läks ta siiski sisse nende juurde. Ja kui nad olid õhtusöögilauda istunud ja Jeesus leiba murdis, siis avas Jumal nende silmad ja võttis katted nende silmadelt ära ja nad nägid, et tegelikult see, kes oli neile kõik see 10 kilomeetrit teed kõndides piiblitundi pidanud, oligi Jeesus isiklikult. Kui Jeesus ühtäkki nende silmist kadus, olid nad sedavõrd põnevil, et tõmbasid sedamaid sandaalid jalga ja kõndisid tuldud tee läbi pimeda öö tagasi Jeruusalemmi, et sellest koheselt jüngritele teatada. Sellest eriskummalisest loost võime näha, et Jeesus võib olla meie kõrval, meiega rääkida, meiega koos süüa, kuid meie ei pruugi teadagi, et see on Jeesus. Ainult märkame, et midagi meie sees on süüdatud põlema. Midagi meis hakkab ellu ärkama, pulbitsema. Jeesus paneb meie kurvad südamed uue eluga leegitsema. Kuid Jeesuse ilmumine Paulusele oli palju aastaid pärast tema taevasse minekut. Ja see oli ülimalt oluline ilmumine, kuigi Saulus ei olnud tollel ajal ju üldsegi Jeesuse jünger otseselt, aga see oli sedavõrd oluline, et see muutis terve ajaloo kulgu kristlikus maailmas. Paulus või siis Saulus oli tegelikult mitte ainult mittejünger, selline mitteneutraalne uskuja, vaid ta oli ka oma elu pühendanud, oma missiooniks teinud lausa koguduse hävitamise. Paulus oli oma koguduse hävitamisega hüperaktiivne. Ta oli variseridest sektist Gamalieli ühe eliitsema rabi jünger, olles temalt saanud parima religioosse hariduse. On huvitav küsimus, et kas Paulus oli ka kunagi Jeesust isiklikult kohanud. Selle üle võime vaid spekuleerida, kuigi võimalus selleks tal kindlasti oli, kui Jeesus templis õpetas ja haigeid parandas. Võimalik, et ta seisis nende variserides seltskonnas, keda Jeesus sarjas oma kõnes, nimetades neid lubjatud haudadeks. Siin on aga see usin variser teel Damaskuse linna just sellel eesmärgil, et vangistada seal Jeesusesse uskujaid. Tal oli kindel mõte ja plaan kaasas ja tal olid volikirjad ka olemas kõrgematelt Jeruusalemma võimudelt, kuid see, mis juhtus sellel teel, kui ta jõudis üsna linna lähedale, oli midagi nii ootamatut, et ta ei oleks seda eladeski arvanud. Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus ja ta kukkus maha maa peale ja kuulis üht häält, mis talle ütles: Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Aga tema ütles:
isand, kes sa oled? Ja hääl vastas, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Kuid tõuse püsti, mine linna, seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema. Jeesus vajas nii meeleheitlikult saada kätte seda vihast turtsuvat koguduse tagakiusajat, et ilmus talle Damaskuse teel eredas valguses hobuselt maha kukkunud Saulusele isiklikult. Ja siit edasi sai temast Paulus, kes pöördus oma innukuses nii-öelda 180 kraadi, hakates kuulutama evangeeliumi kogu maailmas ja samamoodi on tema isik, kes on kirjutanud meile ühe kõige olulisema ilmutuse Uues Testamendis, ehk siis Jeesuse lunastustööst. Eelmistes episoodides oleme rääkinud Jeesuse ilmumistest jüngritele Galilea järve kaldal, kus lõkke ääres toimus selline emotsionaalne vestlus, kus Jeesus volitas Peetrust olema karjane tema lammastele. Ja veel üks teine väga oluline ilmumine toimus Jeesusel oma jüngritega ühel Galilea mägedest. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kaheväel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. See oli väga oluline kohtumine, kus toimus jüngritele missioonikäsu andmine. Seda missiooni läkitust täidab kogudus täna alates sellest ilmumisest seal mäel kuni tänaseni. See läkitus peab olema meie koguduste tegevuskava ja keskne motiveerija, millega me peaks olema hõivatud, kas ärkamise ajal, kui suured massid sisse voolavad, või ka siis, kui tuleb korjata ülesse vaevaga üksikuid terakesi. Kõige viimane Jeesuse ilmumine toimus siin Õlimäel, kust Jeesus lahkus oma jüngrite nähes Isa paremale käele taevasse. Kuid veel enne lahkumist andis ta neile viimased väga olulised instruktsioonid. Esimese raamatu Teofilos ma kirjutasin kõigest sellest, mida Jeesus algusest peale tegi ja õpetas. Selle päevani, mil ta võeti üles pärast seda, kui ta Püha Vaimu läbi oli andnud käsu apostlitele, kelle ta oli valinud, kelledele tema ka pärast oma kannatamist oli mitme tõestusmärgiga ennast näidanud. Elavana, neile ilmudes 40 päeva ning neile rääkides Jumala riigist. Luukas kirjutab, et Jeesuse ilmumised pärast tema ülestõusmist leidsid aset 40 päeva jooksul. Nendel ilmumistel andis ta veel viimased volitused oma jüngritele, õpetas veel kord väga olulisi õppetunde Jumala riigist ja julgustas neid nende uues ülesandes. Kuid lõpuks oli aeg Jeesusel siiski lahkuda. Siin Õlimäel toimus tema viimane ilmumine oma jüngritele ja me olemegi jõudnud Jeesuse maapealse teenistuse lõppu. Järgnevalt loeme Jeesuse viimased üliolulised instruktsioonid oma õpilastele ja ka meile. Ja kui ta nendega koos oli, keeles ta neid Jeruusalemmast ära minemast, käskis aga oodata Isa tõotust, mis teie, ütles tema, olete kuulnud minult. Sest Johannes ristis veega, aga teid peab ristitama Püha Vaimuga mitte kaua pärast neid päevi.
Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud ning ütlesid, issand, kas sa sel ajal jälle ehitad Iisraelile kuningriiki? Tema ütles neile, teil ei sünni teada aegu ega hetki, mis isa omas meelevalas on määranud. Aga te saate pühavaimu väe, kes tuleb teie peale ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaaria maal ja maailma otsani. Kui ta seda oli ütelnud, siis tõsteti ta üles nende silme eest ära. Ja kui nad vaatasid üksisilmi taeva poole, kuidas ta ära läks, vaata, siis seisis nende juures 2 meest valges riidis ja need ütlesid, Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate taeva poole üles? See Jeesus, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel, kui te nägite teda taevasse minevat. Me seisame siin füüsilises punktis, kust Jeesuse jalatallad lõpuks tõesti tõusid maast lahti ja ta tõusis aina ülespoole Jumala au saatel. See ei olnud lõpp, vaid uus algus. Uus peatükk kogu inimkonna ajaloos oli avatud uusuks kogu inimkonnale. Jeesus avas meile tee isa juurde. Me ei vaja enam preestreid, vajame teatud kohti või aegu, mil võiksime kohtuda taevase isaga, vaid kus iganes sa oled, võid appi hüüda issanda nime.